Tere päevast! Kahjuks ma ei saa olla täna teiega, ma olen hoopis lennukis sel ajal, kui toimub teie konverents. Aga sellele vaatamata ma tahtsin täna rääkida asjadest, mis on kaua aega mind painanud, kui ma vaatan olukorda maailmas ja kui ma vaatan, kus on Tartu Ülikool ja kuidas need suhestuvad. Ma ei räägi täna keelest, kuigi ma tean, et see on teema, mis sageli kerkib, kui me räägime rahvusvahelisusest. Aga ma alustan keelega, mis läheb hoopis teisele teemale üle. Kui Tartu Ülikool loodi, kui ta 1632, kui ta oli Academia Gustaviana, siis me teame, et tol ajal oli teaduslik keel ladina keel. Me teame ka, et kuni teise maailmasõjani oleks meie piirkonnas loomulik teaduslik suhtlemiskeel saksa keel. Sajand tagasi ei olnud see ainult Eestis, aga see oli näiteks Ameerika Ühendriikides füüsikateaduste keel. Ja isegi siis, kui mina käisin ülikoolis, nõudis minu alma mater USA-s füüsika doktorikraadi saamiseks endiselt saksa või vene keele oskus. Täna ei ole kumbki nõutav. Inglise keel on saanud meie lingua francaks. Võib-olla ühel päeval, eriti kui me ei võta vastutust oma tuleviku eest selles kiires muutuvas geopoliitilises maastikus, kohtume ja arutame asju mandariini keeles. Mine tea. Aga ma ei räägi täna palju keelest ja akadeemiast. Mind paluti rääkida kõrghariduse rahvusvahelistumisest ja ma keskendun rahvusvahelistumisel geopoliitilise turbulentsuse ajal. Mitte sellele, kui raske kõik on, või ohtlik ja nii edasi, vaid sellele, millised on meie võimalused. Ma teen seda kuid veidi teisest nurgast, kuidas geopoliitilised šokid korraldavad ümber akadeemilist maailma ja kuidas me saame tänasest murrangust muuta oma murrangust teha oma võimalus. Aga alustasin sellise apokrüüfilise naljaga, mis paraku avaldab tõtt. See algab Los Alamosest, Uus-Mehhikos, New Mexico 40-ndatest aastatest, kui Los Alamos oli selline eriti salajane koht tuumarelvade projekteerimiseks USA Manhattan Projecti raames teise maailmasõja ajal. Selles loos, mida räägitakse, arutavad füüsikud Edward Teller, John von Neumann, Leo Szilard ja Robert Oppenheimer atompommi ehitamise probleeme. Oppenheimer, kes oli ameeriklane, lahkub. 1/3 ütleb, aga hea, nüüd saame jälle ungari keeles rääkida. Nüüd ma pean lisama, et siin vahepeal, et see ei vasta tõele, see ei juhtunud, aga lisan ka, et see John von Neumann oli koos Alan Turinguga ka üks nendest arvutiteadlaste isadest, keda me praegu vaatame, kus algas kogu valdkond ja temaga ulatus tagasi oma klassikalisse Euroopa haridusse, et leiutada termin kübernetika kreekakeelses sõnas kübernetes, mis tähendab tüürimeest. See oli 40. aastal, hiljem lühendasid ameeriklased seda cyberiks, mida me nimetame ikka küberiks. Aga nagu ma ütlesin, lugu on väljamõeldis, kuid tähendus on hoopis teistsugune. Teller, von Neumann ja Szilard ei olnud lihtsalt säravad füüsikatuusad, kes juhtisid olema ungarlased, kes elasid USA-s, nad olid pagulased. Pagulased, kes olid põgenenud järjest autoritaarsemast Euroopas 1930. ja 40. aastal. Akadeemia ei hõlju ajaloo kohal. Poliitilised maavärinad liigutavad teadlasi, ideid, rahastust ja intellektuaalse võimu tasakaalu üle piiride. Läbi kogu kaasaegse ja lääne ajaloo on poliitilistel ja eriti geopoliitilistel muutustel olnud sügav mõju ülikoolidele ja teadusele ja õpetusasutustele. Me võime vaadata ütleme, viimase 100 aasta peale ja täheldame seal 4 lainet, mis kujundasid kaasaegset akadeemiat ümber. Või lainet, mis tulid 4 suurest vapustusest, mõned olid suuremad, mõned väiksemad, mis on kaasa toonud massiivse paradigmat muutva mõju meie akadeemilisele, intellektuaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele elule ja mis sama tähtis, kvalifitseeritud pagulasi kaotavate või vastuvõtvate riikide majanduslikule edule.
Esiteks suurim murrang, võib-olla kõige kuulsam, mis toimus 30. ja 40. aastal, mil sajad tuhanded põgenesid natsi ja nõukogude repressioonide eest Ameerika Ühendriikidesse. Ränne, mis muutis Ameerika teadust, humanitaarteadusi ja kunsti põlvkondadeks. See kehtib eriti peamiselt saksakeelse Euroopa kohta, kui peamiselt juuditeadlased, õpetlased, kunstnikud ja kirjanikud põgenesid USA-sse, tuues selle riigi intellektuaalsesse ja akadeemilisse ellu meeletu rikkuse, mida, nagu ma ütlesin, näeme tänaseni. Saksamaa teiselt poolt ei ole tõenäoliselt kunagi intellektuaalselt oma massilist kaotusest taastunud. Nimekiri mõnest neist, kes leidsid USA-s varjupaika, on lihtsalt hämmastav. Nad ei olnud ainult teadlased, kes tegid Ameerika esimest korda suureks. Filosoofid nagu Leo Strauss ja Hannah Arendt, kellel mõlemal oli sügav mõju 20. sajandi sotsiaalsele ja poliitilisele mõttele. Kirjanikud nagu Thomas Mann, Stefan Zweig ja Vladimir Nabokov põgenesid samuti Euroopa türanni eest. Muusikas ja kinos võime loetleda Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, Otto Klemperer, Billy Wilder, Fritz Lang, Marlene Dietrich, Peter Lorre, Josef von Sternberg, Otto Preminger, Max Ophüls ja Alexander Korda, kes kõik lõpetasid USA-s. Sotsiaalteadustes kolisid Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse ja Albert Hochstein samuti USA-sse, et põgeneda Euroopa repressioonide eest. Paljud neist olid muide seotud New Yorgi ülikooli eksiilis, mis kandis nimetust New York University in Exile, millest pärast sai siiamaani tegutsev The New School for Social Research. Teine suur eksodus, kui tsiteerida piiblit, algas 71. aastal, kui Nõukogude juutide alija Iisraelis hakkas pihta pärast seda, kui NSV Liit tõstis keelu juudi niinimetatud refuusnikute väljarändele. Umbes 150 000 inimest lahkusid Nõukogude Liidust, peaasjalikult Iisraeli. Iisraelised ütlevad teile tänapäevalgi, et nõukogudeaegse koolitusega teadlaste vastuvõtmine ja rahastamine rajas aluse Iisraeli kõrgtehnoloogia majandusele ja teaduslikule tipptasemele. Kolmandaks, suureks vapustuseks, võib-olla natuke väiksem kui need eelmised kaks, toimus siis pärast 1989. aastat ja siis ka 1991. aasta järel. See oli seotud kommunismi kokkuvarisemisega, mis käivitas omakorda madalapalgaliste alakapitaliseeritud teadlaste põgenemine või lahkumine Kesk- ja Ida-Euroopast ja NSV Liidust, Lääne-Euroopasse ja USA-sse. Protsess, mis jätkus läbi 90. aastate ja 2000. aastate alguse. Sel juhul ei olnud see enam otsese repressioonide eest põgenemine nagu 30. aastatel või Euroopas või 60. ja 70. aastal Nõukogude Liidus, vaid pigem oli see ratsionaalne vastus töö ja rahastuse otsingul. Teadlased ja teised akadeemikud olid Kesk- ja Ida-Euroopas ning NSV Liidus juba kuritegelikult madalat palka saavad ja alakapitaliseeritud. Võib-olla välja arvata sõjatööstuse. Nii et kui kommunistlikud režiimid kokku varises kokku ka sageli nende akadeemia. Taas kord helged pead lahkusid oma kodumaalt mitte poliitilise varjupaiga leidmiseks, vaid et teenida mõistlikku elatustaset või palka ja et tegutseda oma valdkonnas. Kurb on öelda, et ka meie Eestis ja teistes Balti riikides kannatasime selle mõnede meie akadeemikute lahkumise all. Neljandaks, neljas laine leiab aset praegu, just praegu. See on kriis Ameerika Ühendriikides, mida me vaatame pealt, juhul kui me vaatame pealt ja me peaksime muide seda just nimelt jälgima. Suured riiklikud ja avalikud teadusinstitutsioonid ja eliitülikoolid kogevad poliitiliselt ajendatud vallandamisi, järske toetuste tühistamise ja strateegilist vaenulikkust just nimelt valitsuse poolt. Tuhanded doktorandid ja postdocid on USA-s paugu pealt vallandatud kohtades nagu NIH, mis on siis National Institute of Health ehk Rahvusliku Tervishoiu Instituudis, mis on maailma suurim meditsiiniteaduslik asutus ja maailma suurim meditsiini- ja käitumisteaduste rahastaja.
Keskkonnakaitseagentuur ehk siis Environmental Protection Agency plaanib vallandada üle 1000 teadlase just ühes teadusharus. Siis me võime siin jätkata pikalt nende erinevate teadusinstitutsioonidega, riiklikud teaduslike asutuste puhul. Aga võib-olla siin tuleks mainida üks väike näide, kui ulatuslik ja mõtlematult see kõik see tegevus seal praegu on. Ehk siis Energiaministeeriumi haru nimega National Nuclear Security Administration, mis vallandas mitukümmend töötajat paugu pealt ühe päevaga ja äkki mõistis administratsioon, et nad olid puhastanud oma tuumaohutuse agentuuri kogu personali. Ehk kogu USA tuumaohutus oli korraldatud nende paarikümne inimese poolt ja äkki enam neid polnud. Ja siis toimus paaniline otsing, et neid uuesti üles leida, mis osutus ka raskeks, kuna nad olid sama üheaegselt ja ühe päevaga kustutanud kõigi nende e-maili kontosid. Teised valitsuse juhitud teaduskeskused ja veelgi rohkem teadlasi suurtes teadusülikoolis leiavad oma toetused järsku tühistatud Trumpi administratsiooni viha tõttu Ameerika eliitülikoolide vastu. Lühidalt öeldes, akadeemia ja teadus USA's seisab silmitsi kriisiga esimest korda Ameerikas, aga mis erinevalt kõigis selle ajaloos, mis on siiamaani toonud teadlasi USA'sse, nüüd omakorda pakub tohutud võimalusi riikidele, kes pakuvad nendele vallandatud inimestele töökohti, kus nad saavad jätkata tööd oma erialal. Mõned Euroopa ülikoolid, mainisin nii Prantsusmaal, Saksamaal ja Šveitsis on juba hammast tervitamas ja teevad pakkumisi nendele vallandatud töötajatele või teadlastele. Ja Hiina on muidugi punase vaiba välja rullunud, aga mitte ainult Hiina soost teadlastele, vaid ka teistele, samuti tehes neile pakkumisi, et avada laboreid ja jätkata oma tööd Puna-Hiinas. Aga olenemata iganädalastest pealkirjadest on netomõju selge. Tuhanded kõrgelt või võiks öelda praegu juba kümneid ja sadu tuhanded kõrgelt välja õppinud teadlased ja õpetlased mõtlevad ümber, kus nad saavad oma elutööd jätkata. Euroopa, nagu ma mainisin, ja tõepoolest ka Hiina on seda märganud. Küsimus on, kas meie Eestis, kas Tartu Ülikool on seda märganud? Mina väidan, et see on meile suur võimalus, juhul kui me suudame seda ära kasutada. Mida ma näen on, et Põhjamaade ja Balti piirkonna riigid on olnud aeglasemad nende võimaluste mõistmisel. Me oleme natuke vähem paindlikud, mõnikord kardan ma, et natuke provintslikumad ja ettevaatlikumad. Me hindame kvaliteeti ja protsessi, kuid ajalugu, nagu me teame omaenda kogemustest 90-ndatel, olgu Euroopa Liidu või digiseerimise näol, soosib neid, kes liiguvad esimesena. Kui erakordse kaliibriga inimesi on ümber paigutatud, saavad neid tervitavad riigid püsiva eelise laborites, klassides ja ka oma majanduses. Meil on ka muide, tahaks toonitada, et meil on ka oma ajalugu inimeste vastuvõtmises, kes põgenevad rõhumise või repressioonidest. Eriti me nägime seda Rootsis, kui suur hulk esimese ja teise põlvkonna teadlasi, pagulasi leidsid töökohti Rootsi ülikoolides. Dr. Hein Rebas on kunagi arvutanud, et 75% Tartu Ülikooli teadlastest leidsid varjupaika Rootsis ja jätkasid enamasti oma karjääre seal. Aga meil on ka teistsugune ajalugu pagulaste vastuvõtmisel. Esimesed pagulasõpetlased ja kirjanikud pärast bolševiki terrorit Venemaal ajavahemikul 1918-20 leidsid varjupaika Eestis. Ja isegi hiljem kummaliselt, kui me mõtleme sellele, et Nõukogude okupatsiooni ajal, kui Tartu Ülikool võttis vastu siiamaani läänes kõige enam tsiteeritud Nõukogude sotsiaalteadlase, filosoofi ja semiootika uurija Jüri Lotmani, kes juudina Stalini ajastul ei suutnud Leningradis tööd leida.
Ja nagu me teame, tänaseni kannab terve koolkond semiootika valdkonnas tema nime, samas kui tema töö Tartus seadis ülikooli mittekommunistlikus maailmas kaardile juba 60. ja 70. aastatel. No me näeme just eriti Jüri Lotmani näol, kuidas kui Tartu Ülikool on avatud inimestele mujalt ja võtab neid vastu, et see toob meeletu kasu ja eeliseid just nimelt ülikoolile, et ta on avatud teistele inimestele. Aga ma lisan siia ja jälle lähtudes Jüri Lotmani näitest, et me ei peaks, kui me mõtleme sellele tuua inimesed Tartusse, siis me ei peaks võtma ainult teadlasi, kes tegelevad ainult loodus- või täppisteadusega, vaid me peaksime ka mõtlema sellele, kuidas Ameerikas toimus kultuuriline renessanss just nii-öelda pehmetel aladel, kui filosoofid nagu Hannah Arendt, Leo Strauss ja sotsiaalteoreetikud nagu Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse või kirjanikke nagu Mann, Zweig ja Nabokov kolisid Ameerikasse ja rikastasid sealset kultuuri. Nagu me teame, ökosüsteemid, ka teaduslikud õitsevad intellektuaalse mitmekesisuse najal. Aga noh, mida teha, nagu küsis ükskord üks teine pagulane. No ma arvan, et mida meie ülikool peaks tegema, on teha tänapäevastele von Neumannide, Adornote, Arendtide, Mannidele ja nende vastajatele selgeks, et neil võib olla kodu ja töö siin Tartus. Me peame aduma Ameerika akadeemilise, teaduslike ja üha enam ka selle kultuurikogukonna seisva katastroofi ulatust. Me peaksime kaaluma oma üsna rangete poliitikate muutmist seoses immigratsiooniga väljaspoolt Euroopa Liidust, sest tõepoolest alates 2015. aasta massiivselt peamiselt oskusteta tööjõu immigratsioonilainest Euroopasse, Lähis-Idast ja Aafrikas on meie poliitikad muutunud isegi rangemaks. No mida me peaksime siis muutma, mida tegema? Esiteks, me peaksime looma kiirtee Ameerika talentidele. Peaksime paluma valitsuselt teha pilootprojekti, ütleme niisuguse punktipõhise elamisloa andmisele just Euroopa Liidu välistele teadlastele ja loojatele, eeskätt just liitlasdemokraatiatest. Algselt ma võiks öelda, et see peaks olema USA-le ja see peaksime piloteerima seda nii, et see, nagu ma ütlesin, tugineks punktisüsteemile, et mida kõrgem kraad, mida rohkem tsiteeringud, mida huvitavam, ütleme, portfoolio, mida suuremad auhinnad, rahastatud projektide juhtimisi või panused annavad inimesele punkte juurde, mis võimaldavad tal kolida Eestisse ja teha seda nii ka, et ei pea kohe nõudma eelnevat töölepingut. Lihtsalt võtma neid inimesi vastu, ütleme, siin on võimalus Eestis elada ja siis ütleda, siin on võimalusi ka tööd saada, aga me peaksime olema üsnagi avatud. Ma arvan isiklikult, ma tean, see on väga raske kaasajal, kus meil on, ütleme, kaitsekulutus on kõrged ja muud asjad, et me siiski võiksime rahastada inimeste maandumist. Minu ettepanek oleks luua sellise suunatud talendifond, et kaasrahastada vastuvõtva inimeste palkasid, käivitusprojekte, anda neile laborile juurdepääsu, luua postdokkide liine ja samuti keeleõppe tuge. Seda tuleks struktureerida konkurentsi võimepõhiliselt, kuid samuti teha seda kiirelt. Ja selles mõttes, et kui keegi taotleb, et siis ei võta aastaid, et see protsess läheks läbi, vaid teha nagu
näiteks 6 nädalaga tuleb otsus, et jah, meil on siin koht teile või siin on võimalused tulla meie laborisse. Ma tean, kiirus on asi, millega me vanasti tegelesime ja tänapäeval on kuidagi tahaplaanile jäänud, aga sellele vaatamata praegu on selline võimalus olemas, et midagi ära teha, kui me teeme kiiresti. Ma toonitan sageli ka seda vajadust, et me taotleksime laiahaardelisust, et ikka mõelda ka sotsiaalteadustele, humanitaarteadusele, kunstidele, sest need on valdkonnad, kus samuti tuntakse survet, võiks öelda isegi suuremat survet kui nii-öelda kõvematel aladel. Aga samal ajal ma mõtleksin, et siis loomulikult me peame andma ütleme kas või 60% loodus- ja täppisteadustele, meditsiiniteadustele ja inseneriteadustele. Oluline kriteerium on tase ja ütleme laiahaardelisus meie lähenemisel on see, mis on oleks kindlustuspoliis, et me saame palju sellest protsessist. Siin loomulikult kerkib keele küsimus, nagu ma alustasin, et praegu on teaduskeel ingliskeelne. See ei tohiks olla meile takistuseks, juba Tartu Ülikoolis on paljud kursused inglisekeelsed. Aga lähenemine peaks olema umbes nii, et eesti keele oskus on boonus, mitte takistus esimesel lepinguperioodil ja luua veelgi efektiivsemaid intensiivkursusi inimestele, et oleks kergem inimestel tulla meile tööle. Lihtsalt tuleb meelde, et Anna Arendt ei osanud sõnagi inglise keelt, kui ta saabus Ameerikasse, ometi kus oleks Ameerika või kuidas oleks lääne filosoofia ilma Anna Arendit. Ja siis ma usun, mida peaksime ka tegema, on jälgima siin Iisraeli eeskuju, et luua partnerlust väljaspool asuvate akadeemiate firmadega, inkubaatoritega, haiglate, kultuuriasutustega. Sest me näeme seal, kuidas Iisraelis, kuidas sisse tuleb talent, külvad idufirmasid, kliinilisi uuringud, kunstigaleriisid ja nii edasi. Ja kui mõtleme siis, millised on siis vastuväited. See on alati meil tähtis, et leida põhjus, miks midagi teha ei saa. Loomulikult kõige olulisem on, tsiteerin siin selle tavalist väidet, me ei saa ju võistelda USA palkadega. Tõsi, aga me ei saa võistelda USA palkadega. Aga kui sa oled kaotanud oma töökoha või seisavad silmitsi poliitiliselt külmetava keskkonnaga, pole see oluline. Kui valik on töötus oma valitud valdkonnas ja sul kodustel pole perspektiivi, kui poliitiline õhkkond muutub aina ebameeldivaks, valivad paljud inimesed emigreerumisel, nagu ta on teinud varasematel aegadel. Ja siin meie maailma osas saame pakkuda stabiilsust, vabadust uurida, suurepärast infrastruktuuri, sealhulgas äärmiselt odavat, aga kvaliteetset tervishoidu, mis keegi teab midagi USA-s, see on üks suurimaid probleeme seal on, et töötul inimesel ei ole tervishoidu enam ja seal on need hinnad on ju meeletud. Ja samuti meil on sõbralik akadeemiline kogukond siin. Kõik need asjad loevad rohkem kui palk, kui teadlased otsustavad, kuhu karjääri üles ehitada. Siis alati tuleb see vastav välja, et aga inglise keel ei ole meie keel. Ma usun võib-olla väiksemaks probleemiks tänapäeval, kui see oli kunagi. Et me teame juba Tartuski, et inglise keel on suuresti teaduse ja tööstuse töökeel, eriti teaduse ja tehnoloogias, aga siin siiski, kui see vastuväide tuleme, olgem siis pragmaatiliselt ja tervitame esmalt inimesi ja siis õpetagem neile keeli siis nagu teiseks. Ilmselt mitte ainult palga küsimus, aga meie eelarve ei luba.
Iisrael 90. aastal oli ka väga napide ressurssidega, kui ta käivitas 91. aastal tehnoloogilist inkubaatori programmi ja siis lõi sellise asja, mis nüüd on kannab nimetust Israel Innovation Authority. Tollal oli Iisraeli SKT per capita 14,000 USA dollarit. Nüüd 30 aastat hiljem on Iisrael muutunud maailma tehnoloogia tipuks ja see kõik algas sellega, et valitsus pakkus laboriruume, seemne, kapitali, mentorlust ja mis muutis siis Iisraeli majandust hoopis teistsuguseks. Ja seda tegi mitte ainult Iisraeli riik, vaid ka ülikoolid nagu Technion, Weizmanni ülikool, Hebru ülikool, Tel Avivi ülikool, mis alustas siis 90-ndal oma nõukogudeaegse keeleoskusega õpetlastega, aga selle kaudu tõusis rakendusmatemaatika, teoreetilise arvutiteadus ja füüsika tase absoluutselt maailma tippu. Nii et mina, kui ma mõtlen, kus Tartu on tugev ja kus on nii palju saanud kannatada USA-s, siis ma usun, et just meditsiinis, geenitehnoloogias on siin meil analoogsed võimalused teha suuri hüppeid just nende töötute inimestega, kes olid, nagu me teame, nagu maailma tipus Ameerikas, aga tänu selle poliitikale, mis praegu käib, seal, kus siis lastakse lahti tuhandeid arste või bioloogia teadlasi. Et ma usun, et siin meil on suured väljavaated, kui me tegutseme. Et nüüd, kui me mõtleme lühidalt, mida me peaksime tegema, siis ma ütleksin, meil on vaja suunatud rahastus koos enda ülikooli prioriteetidega, meil on vaja palju leebemat viisapoliitikat, mis on siis töötab punkti alusel, mida suuremad saavutused või seda kergem on tulla Eestisse elama ja tööle. Kui võtta siis vaadata laiemalt, me ei saa kasutada ingliskeelset terminit outsource'ida oma tulevikku. Me ei saa arvata, et kui me ei tee midagi, teised teevad ja see kuidagi tuleb meile tagasi. Kui me oleme passiivsed, neelavad teised talendid või meelitavad talendid oma poole ja lõikavad sellest kasu. Kui me tegutseme, see ei tugevda mitte ainult meie ülikooli, me tõstame kogu Eesti teaduslikku, kultuurilist ja majanduslikku metabolismi. Vahepeal USA-s kahaneb järsult tööjõuturg selliste inimeste jaoks, keda me siin tahame ja vajame tänu just nendele kärbetele ja koondamistele ning sellega kahaneva USA majanduse tõttu. Juba 27. märtsi numbris kirjeldas tippteadusajakiri Nature, et järgmist ja see tuletan meelde, see oli siis 2 kuud pärast Donald Trumpi astumist ametisse. Tsiteerin, massiivsed muutused USA teadused, mida toob kaasa president Trumpi uus administratsioon, panevad paljud teadlased riigis oma elu ja karjääri ümber mõtlema. Rohkem kui 1200 teadlast, kes vastasid Nature'i küsitlusele, 3/4 kogu vastajatest kaaluvad Ameerika Ühendriikides lahkumist pärast Trumpi põhjustatud häireid. Euroopa ja Kanada olid peamiste ümberpaiknemiskohtade hulgas. Aga nüüd siis alles kuu aega tagasi, 27. septembril avaldas The Guardian, Inglismaa väljaanne, artikli USA ees seisavad ajaloos suurimad massivallandamised, kuna Trump jätkab sügavaid kärpeid. Nüüd ma tsiteerin jälle, oodatav lahkujate koguarv läbi viivitatud lahkumis- ja vabatahtliku eraldamise programmide, loomulikkuse voolavuse ja varajaste pensioniprogrammide on umbes 275 000 töötajat teaduses.
Nad sisenevad maha jäänud tööjõuturule, kuna töötuse määr augustis 2025. Aastal tõusis 4,3%-le kõrgemale tasemele alates 2021. aastast ja ainult 22 000 töökohta lisandus keset häireid ja ebakindlust, mida põhjustavad Trumpi tollimaksud. Nii et daamid ja härrad, mida me siis teeme, nagu ma küsisin? Meie vastus peaks olema lihtne, avagem uksed, vähendagem takistusi ja võistelgem võitmiseks. Ajalugu ei oota, meie ka ei tohiks seda teha. Aitäh!